Tere tulemast Musta kassi taro lugemisest sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 20 kuni 26 juuli. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Jah, hakkame pihta muidugi kaartidega. Esimene kaart on teil müntide 9. Müntide 9 räägib sellest, et te ise juhite oma elu. Vaata, ongi täpselt see kaart, mis ütleb, et te teete ise otsused, ise elate enda elu ja ise pärast ka nagu vastutate oma tegude eest. Kaart ise ütleb nii, et sa oled oma laeva kapten. Ise juhid laeva, ise küürid tekki. Eks ta nii ongi, oma elu laeva me ikka juhime ise. Et jah, ja ka tagajärgede eest vastutame ise või kui midagi kokku keerame, eks siis ikka tuleb ise vastutada. Ma ei näe siin küll mitte midagi sellist, et nüüd miskisugune jama hakkaks tekkima, ei ole. Järgmine kaart on teil siin karikate 2. See on minu jaoks hingesugulane, see ongi armumine, armastus, kaaslase leidmine, koos käest kinni käimine. Aga see võib olla ka hingesugulane kusagilt töö juures näiteks või mõnes muus kollektiivis. Et lihtsalt selline inimene, kellega on hea koos olla. Te ei pea isegi rääkima omavahel, lihtsalt on hea koos olla. Tegelikult selline hingesugulane, ta ei pruugi üldse olla mingi romantiline suhe. See võib olla täiesti vabalt töösuhe, see võib olla lihtsalt inimene, kellega on hea koos olla. Minu see mõte on selle juures see, et ma usun seda, et me tuleme tagasi siia maa peale või oleme siin varem elanud. Ja sa tunned inimese nagu ära, sa tunned, kuidas ma ütlen, see ongi nagu äratundmise rõõm. Näed mõnda inimest, kohtad teda ja sul on kohe selge tunne, et isegi mitte see, et sa oled teda varem näinud, aga hing tunneb hinge ära. Olenemata sellest, et te selles elus absoluutselt võib-olla nagu ei ole väga lähedased või on täiesti, ta võib olla täiesti võõras inimene kuskil. Aga seda hingesugulast, tema siin, kes teie elus on või tuleb, tema ikka jääb, ma loodan, et ta jääb teie juurde. Ükskõik siis mis moel, et kas ta on töökaaslane või on ta mõni selline tõesti, kellega tekibki armastus ja armumine ja soojad suhted. Et kes nüüd otsib, sõnnid kallid, kes teist otsib endale armastust, vot siis on see nüüd küll väga tõenäoline, et te teda kohtate. Siis on meil siin järgmise kaardina sauade 8. Vaat sauade 8 on kiiruse kaart, see on kõige kiirem kaart taro kaardipakis. Vaat kui tulebki armastus, siis hakkavad asjad kiirelt arenema. Seda ma teile tõesti soovin, kes on üksi ja otsivad. Edasi tuleb mitte nii tore kaart, sauade 10, see on raske koorma kaart. See on selline kaart, kus te ise olete võtnud endale raske koorma või on teile pandud palju kohustusi. Siis, mis nende kohustustega ja selle raske koormaga? Võimalusel delegeerige, ärge tapke ennast tööga või mingite muude kohustustega. Delegeerige, kui on võimalik. Ja ma loodan, et kui ei ole kohe praegu, ei saa seda jagada, seda koormat. Ehk siis tulevikus, aga välja ta tuli. All meil siin on karikate äss. See on üks väga positiivne kaart, sest teile tuleb kuna ta on siin hingesugulase all, siis ilmselgelt, kui te sellist inimest kohtate, kelle te armute, siis on see rõõm ka nii suur. Armumine on üks imeline tunne ja armastus samamoodi. Eriti imeline ongi see siis seal alguses, kui saate kokku ja siis on tõesti nii, et katus sõidab ära ja ongi süda on seda rõõmu täis. See karikate äss on ka selline kaart, kus süda on nii rõõmu täis, et see ajab üle ääre ja sellest saavad osa ka teie lähedased. Kui üks asi ajab üle ääre ja kui te olete selle juures, siis on selge, et jalad saavad märjaks. Et tegelikult peaks jätkuma seda rõõmu siis nagu seda kirge ja rõõmu peaks jätkuma nii, et jätkub teile ja jätkub ka lähedastele. Muidugi, kui näiteks emme või issi on nagu väga heas tujus ja muudkui laulavad seal kuskil köögis või kodus ja on nii õnnelikud ja säravad, selge see, et nemad saavad siis ka osa, kes teil lähedal seisavad.
Edasi tuleb siit sauade 5. Sauade 5 on läbirääkimiste kaart. Ta on ka konkurentsikaart. Ta on, minu jaoks on ta selline nagu töökoosolek või ideede nagu väljakäimine. Ma kujutan seda kõike nii ette, et inimesed istuvad kuskil ümber laua ja muudkui seal räägivad, eks ole, et kuidas teha, millal teha, mida teha. Mis see maksma läheb, mis ei lähe maksma, mida me teeme, kuidas me teeme. Vaat selline. Ta on nagu, ta võib ka natukene minna selliseks kärarikkamaks, et igaüks tahab ju, et temal õigus oleks. Aga üldiselt ta on rahumeelne, ei ole mitte mingisugust suurt tüli kuskil. Inimesed lihtsalt avaldavad oma arvamust, kuidas nende meelest oleks parem. Ja viimane kaart selles lugemises on sauade 7. Sauade 7 on lahenduste leidmine, enda seisukohtade kaitsmine. Selge on see, kui teie ka selle koosolekul osalete või selles arutelus, et siis tulebki see lahendus, leitakse lahendus ja saate ka oma seisukohti kaitsta. Võib-olla siis see lahendus ongi see, mida teie välja käisite, et võib-olla see on see kõige parem lahendus. Et vot selline nädal tuli teile, armsad sõnnid. Siukene, ma ütleksin, et suhteliselt tavaline, mille üle nagu peab mõtlema, on just see koorem, et ärge laske enda panna selga suuremat koormat, kui te suudate kanda. Teile peab jääma aega elu nautida, puhata, jalutada. Mitte nii, et tulete ja rabelete nagu orav rattas, te põlete kiirelt läbi. Ja mul on praegu mitu kolleegi, kes on nii läbi põlenud, et täitsa depressioonis ei taha kodust väljagi tulla. Et vot sellist saatust ma teile küll ei soovi, kuigi see on ravitav, aga see võtab palju aega, parem ennetada. Et kui seal koosolekul või kus iganes arutelus hakatakse teile selga laduma ülesandeid, sest te olete tõesti nagu väga hea kõiges, aga kõik ei pea enda peale võtma, vot siis saategi oma seisukohti kaitsta ja öelda, et ei, sõbrad, aitab küll. Minul on juba piisavalt, ma tahan ka elada, elame üks kord. Vot nii, ja kui on värske armastus, siis muidugi polegi aega enam väga palju tööd teha ja hobidega tegeleda. Ma loodan tõesti, et need, kes otsivad, leiavad sellel suvel oma armastuse ja õnne, just selle, keda teie otsite, keda teie enda ellus soovite. Teate, armsad sõnnid, te võite alati mulle kirjutada ka need, kes otsivad endale ellu armastust. Võite mulle ju kirjutada ja vaatame koos. Kirjutage, ma õpetan teid, kuidas leida meest enda unistuste oma. mustakassitaro@gmail.com mustakassitaro, kõik väiksed tähed, kõik üks joru, ilma igasuguste vahemärkideta, kõik üks sõna, mustakassitaro@gmail.com. Ootan huviga ja aitan kindlasti. Vähemalt annan nõu täiesti tasuta, kuidas endale saada unistuste meest. Aga selleks korraks kõik, kallid sõnnid, kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsid, pange ikka like pöial üles ja kohtume järgmisel nädalal.